Vidrike kogukond on 2 viimase aasta jooksul läbi teinud suure arenguhüppe. Näiteks kui aastatel 2010–2016 oli külas aastas keskmiselt 2 ühisüritust, siis eelmisel aastal kohtuti juba 7 külaüritusel. Tänavu on 10 kuuga kohtutud koguni 8 korda. Kindlasti aitas kaasa see suvine avatud hoovide päev, kus inimesed kutsusid ju oma naabrid oma koju külla, küll hoovi, mitte päris tuppa, aga koju külla ja selline isiklik nagu külaliseks olemine ja pärast kõik koos veel sellise mõnusa Simmanil koos olemine. Lisaks on hüppele kaasa aidanud viimaste aastate jooksul külla elama tulnud uued pered, kes on pakkunud oma abi külaürituste eestvedamisel. Külaürituste järjepidevus on loonud usalduse teineteise vastu, tänu millele on järjest lihtsam elanikke kaasata. Mis on eriti tore, mis on seotud just, et hästi palju tegevusi on suunatud lastele. Et meil on siin külas väga palju lapsi, et ma arvan, et me oleme üks lasterikkamaid külasid üldse siin Valgamaal. No inimesed on inimesed ja kes saavad paremini läbi, kellel on olnud mingisugune kana kitkuda, aga ma pean ütlema, et selle viimase aastaga mulle tundub, et kõik on kõigile vanad vaenud andestanud ja mahuvad suurepäraselt ühe platsi peale ja ilmselt saavad ka aru, et inimesed ongi erinevad. Arusaamatusi võibki juhtuda. Kõige suuremat mõju on aga külaelule avaldanud Vidrike külamaja uste avamine 2017. aasta augustis. Esimene assotsiatsioon, mis minu jaoks selle külamaja ja kogu sellega ümbrusega toimuvat meeli ülendas oli see, et ma nägin, et Korsnast tuli suitsumajal, mille Korsnast ma polnud elus suitsu näinud tulevat. See on kunagine mõisavalitseja maja, selline 150 aastat vana umbes. Ja pärast on siin olnud siis igasuguseid asju, pood, korterid, postkontor. Nüüd on tema selline külamaja, kuhu on alati põhjus sisse tulla. Mõte oligi see, et oleks inimestel selline koht, kus nad saaks omavahel kokku, lobiseksid ja tunneks ennast hästi. Mis siis ikkagi teeb Vidrikest väärt kodupaiga? Me tulime sauna ehitama. Me elasime linnas ja maapoiss ja maapoisil on sauna vaja. Ja maapoiss mõtles välja, et see peab olema Otepääl. Ülejäänud on ajalugu. Me tulime siia vara kevadel, kui kõik oli väga selline pruun ja märg ja et see esimene moment ei olnud üldse nii ahvatlev. Aga kui siis tuli kevad ja siis on ikka super ilus loodus, mis siin on. Ma arvan, et me ka sellel sügisel saime valmis oma küla logo ja sinna logosse me panime need 3 komponenti sisse. Üks on inimesed, teine on kodud või ka olulised hooned, ka see maja on mingis mõttes kodu küla jaoks. Ja 3. on loodus, mis siin on nagu eriti oluline selle ka looduse hoidmine. Meil on tegelikult juba väga palju, et me saame teha võib-olla ühisüritusi ja rohkem veel läbi käia, et see kogukonna tunne oleks tugevam, et me tunneksime, et me saame mitte ainult siin kogukonna sees, vaid ka väljaspool kogukonda asju ette võtta ja muuta ja näidata ka teistele inimestele, et maal on väga tore ja siin on võimalik väga hästi elada.